vaata ka. Kolmas käik. Neljas käik. Nii ma ülinen liiklusega. Nii on viies käik. Ma ei kuule totta. Täna on auto meil viimast päeva käes. Lähme teeme ära paistusel Amaari orus ja Kortis oli ka mingi koht seal. Seal on kindlasti palju jälle Miinasel mingeid varemeid ja asju. Võtame viimasest autopäevast. Ja siis anname auto tagasi. Siis meil on 2 päeva aega, et magada basseini ääres. Siin on 120, kui rahvas sõidab mööda ja siin on mingi 90 mingi siuke kiirustab saama. Mina siin on väga normaalselt. Siin on mingi ohutusraja peal ka veel, et rahvas mööda saaks minna. Kreeta on mu lemmikkoht, kus sõita, kui välja arvata Irakioni pealinna liiklus, kus ma absoluutselt kaotasin eile oma mõistuse ummikutes. Aga teede peal on niiviisi näiteks, et on siin on 3 rada. See, kus mina sõidan, see on tegelikult siukene möödalastusrada selline. Ja nii kui keegi sul selle pärast tuleb, kohe tõmmatakse kõrvale, lastakse mööda. See on nagu vaikimisi kokku lepitud selline asi ja keegi ei sikka ja keegi ei tõmble ja asi töötab nagu. Tuled ei ole kohustuslikud, pimedaks läheb, siis soovituslikud tuleb. See, et siin on teed on igal pool mägede vahel, see on super. Kuidas ma liikusest nüüd rääkima hakkasin? Ma hakkasin rääkida, et meil on viimast päeva auto käes ja me võtame viimast üle käjukast ja lõpuks koos, siis seda juttu. Väike peatus mäetipus. Ingrid on oma hirmudest üle saanud. Esimene päev ei tulnud autost välja. Nüüd juba korjab Kivemäe otsast. Väidetavalt leidis marmorit. Näid siia. Nii, ma arvan, et neil on vaja proove võtta, ma pole kindel. Aga noh. Vaese inimese marmor. Korjama vanida põrandale. Ja sealt võib veel üks hull. Me ei ole ainsad, kes käivad siin üks kohas sõitmas. Ja see on mingi kohalik jäätisauto, ma ei tea. Maja on siin. Lähme otsin selle paistus üles. Rattur pani meist praegu 100-ga mööda nagu. Asi sõidab kiiremini kui meie. Ja ma ei saa tast mööda ka minna, sest on järgmise kurvi taga jälle mul plati selle kapott ja
hommikuni. Tead kell 8 tuleb auto tagasi enam.